oleme taas siin ja oleme siis jõudnud täna kolmanda Kiiase õppetunni juurde, ehk siis neid on kokku 3 osa ja see on siis nendest nüüd kõik see viimasem tund Kiiasest. Ja see Kiiase tund me õieti räägime siis sellest, et kuidas me saame võidelda selle suure monstriga nimega Kiias. Ehk kui ta on meile peale tulnud mingi aeg, see on sama nagu praegu koroona on levib igal pool, siis see Kiias on tegelikult väga sama asi, lihtsalt teisel moel. Ja selleks on siis eri meetodeid, kuidas sellest nagu jagu saada, kuidas sellega võidelda ja mismoodi võitu saada sellest. Nii et me alustame siis täna Kiiase ületamisega, ehk siis Kiiasest võitu saamisega. Ja seal on erinevad punktid siis, kokku neid on 4 punkti, mida me käsitleme täna, mis siis annavad sulle võimaluse sellest üle saada. Ja esimeseks punktiks meil ongi siis enesesse vaatamine. Ehk kui sa oled täielikult selle Kiiase sisse sukeldunud ja aru saanud, et tõesti sul on tegemist Kiiasega, nagu ka ütles seda Raimann Kukk meie eelmises õppetunnis, see võib olla kas ülesviiv või allaviiv Kiias, aga kui ta sinul juba on, siis üks väga tähtis punkt on see, et sa vaatad enese sisse, ehk siis mis on see, mis on käivitanud selle sinus. Ja üks väga hea relv selle vastu on palvevihik, millest meil on ka juba eelnevalt juttu olnud. Sa lihtsalt kirjutad sinna, kirjutad kogu oma südames sinna, et aru saada, mis see probleem on, miks see algus on nagu käivitunud ja väga sügavalt pöördu palvevihikus Jumala poole ja analüüseeri ennast, et mis puhul see siis on sinu sees. Teine viis, kuidas seda asja lahendada ja kuidas nii-öelda võitlusesse asuda, on väga lihtne palve. Ja palve on siis mitte kui üks lihtne palve, aga kõige parem, mis viis on, sa saad pöörduda enda, ütleme, kas kõrvalseisja poole, sa saad pöörduda enda tuttava poole, lähedase inimese poole, ja lihtsalt palvetada, olla koos temaga ja rääkida samal ajal, mis nagu piinab sind. Ja lihtsalt üks suur südamlik palve lihtsalt koos palvetada, see on üks väga hea asi. Ja muidugi 3. punkt on suhe siis Kristuse ihuga. Ehk see on hästi oluline etapp, kui sa oled lahus, ütleme, oma kogudusest. Võib-olla oled sa just välja tulnud, ütleme, sellest programmi osast meie juures, siis on väga raske alguses nii-öelda uuesti maailma sisse sulanduda. Ja see tähendabki, et sa peaksid olema väga oma koguduse ligi. Ehk see on üks viis, kui sul on tulemas peale Kiias, see sama üles või allaviiv Kiias selle lahti saamiseks. Sellest, kuidas kokkuhoid annab nagu jõudu juurde. Ja kogudus ja siis sealt, mis on teineteise aitamine. Ehk siis teineteise aitamine, kui teine näeb teise probleemi, siis tõttab ta kindlasti appi, mitte ei jää seisma ja vaatama, kuidas tal edasi läheb, vaid täpselt sama, nagu me ennem rääkisime, mine ja palveta tema eest, mine anna talle uut jõudu tema sisse, sest muidu ta jääb oma asjadesse kinni ja järgmine etapp on juba see, kus ta on oma sõltuvusest tagasi. Ja siis on ilmselgelt juba hilja. Nii et need 3 on sellised põhilised, mis annavad nii-öelda välja tulemiseks sellest võitlusest Kiiasega sellise põhijõu. Ehk siis enesesse vaatamine number 1, number 2, palve ja number 3, suhe siis ja suhtlus Kristuse ihuga, ehk siis koos olemine enda kogudusega. Kas võttes osa siis palvekoosolekutest, igal juhul ära jää üksi oma probleemiga. Kuid boonusena sellise 4. ma tahaks tuua
ka teie ette selle, et alati on olemas kiiasest lahti saamiseks ka üks hea viis veel, et leia endale üks hobi, mis on kooskõlas koos Jumalaga. Ja kui sa seda hobi kasutad nendel kordadel, kui sa tunned, et sul on ka kiias peal, siis on see väga suureks abivahendiks sulle. See hobi võib olla ükskõik mis asi, aga mis oleks kooskõlas Jumalaga. See on üks hästi oluline punkt. Nii et need võib öelda, et see siis 3 punkti ja siis see 4, mis on boonusena nii-öelda, on need asjad, mis aitavad sul tulla uuesti sellest välja, sellest asjast, sest kiias on selline asi, sa ei tea iial, millal ta võib sind rünnata, millal ta võib sind uuesti tabada, sinu pihta tulla kõige ootama sellises olukorras, kus sa teda kunagi ei oota ja sellistes kohtades. Nii et need on need asjad, kuidas me ületame kiiast.